Aitäh! Hea Riigikogu, see eelnõu on suhteliselt napp, lihtne ja selle mõju vähene, ent oluline. Tegemist on Euroopa Liidu niinimetatud elektrooniliste tõendite kogumise paketi osaga, kus eesmärgiks on kiirendada kriminaalmenetlusi sellistes olukordades, kus kriminaalmenetlus on seotud kolmandas riigis asuva teenuse osutajaga, kellel ei ole Euroopa Liidus oma esindust, või siis kui teenuse osutaja on ühes liikmesriigis, aga osutab teenuseid teistes liikmesriikides, siis sellisel puhul protsessi kiirendamiseks. Lubage mul näitlikustada, millest jutt käib. Kui vaadata siin värskeid uudiseid, siis me näeme, et keegi, kes nimetab ennast e-100% ehk Kris Kärner, on alusetult sõimanud pedofiiliks teist striimerit Kris Poissi kodaniku nimega Kris Lüüs. Ja samuti on Discordi kanalil üleval tapmisähvardused või tervisekahju tekitamise ähvardused. Nüüd tapmisähvardus ja tervisekahju tekitamise ähvardus on kriminaalmenetluses menetletav karistusseadustiku paragrahv 120 alusel ja selle eest võib määrata kuni aastase vanglakaristuse. Ehk juhul, kui sellist kriminaalmenetlust alustatakse, siis Discordi kanalis, kus need tapmisähvardused ja kehavigastuste tekitamise ähvardused olid, kuigi see ettevõte asub San Franciscos, on ta Schipolis madalmaades oma esinduse avanud ja kriminaalmenetluses saab Schipolis asuvast esindusest kiiresti vajalikud digitaalsed tõendid kätte. See eelnõu muudab olukorda, kus sellist esindust olemas ei oleks, aga kriminaalmenetluse läbiviimiseks oleks kiiresti vaja vajalikke digitaalseid tõendeid. Ja selle direktiivi ülevõtmisel vastav kohustus nendele teenuse osutajatele, kes kas asuvad väljaspool Euroopa Liitu, ent osutavad siin teenuseid, või kui teenuse osutaja on ühes liikmesriigis, ent osutab teenuseid ka teistes liikmesriikides, eelnõu tulemusena muutub see elektrooniliste tõendite vahetus kriminaalmenetluses kiiremaks. See on selle eelnõu lühike kokkuvõte. Suur tänu teile. Helle-Moonika Helme, küsimus, palun. Ja, mul on ka tegelikult hästi lühike küsimus, mis tõukub sellest teie toodud näitest. Et tõite Kris Kärneri näite. Ma arvan, et inimesed, kes meid praegu vaatavad, Kris Kärner on väga populaarne tegelane ja tema nagu sellistel toetajatel või üldse inimestel, kes on jälginud tema tegevust, tekib nüüd kohe küsimus, väga lihtne küsimus, et kui see seadus nüüd saab vastu võetud, kas Kris Kärner läheb vangi või ei lähe? Nii nagu ma oma näites ka tõin, siis seda konkreetset kaasust, kus tema poolt või tema toetajate poolt detaile meedia ülevaade värske ei avanud ülemäära palju, aga kui on tegemist ükskõik kelle poolt tapmisähvardusega või tervisekahju ähvardusega, siis see on kriminaalmenetluses menetletav paragrahv 120 alusel karistusseadustikus. Igal inimesel on keelatud teha teistele inimestele tapmisähvardusi või tervisekahju tekitamise ähvardusi. See peaks olema igale Eesti Vabariigi kodanikule või siin viibivale isikule täiesti ilmselge. Ja nagu ma ka näite tõin, siis antud juhul, kuna need näited, mis meedias olid Discordi kanalis, siis juhul, kui alustatakse kriminaalmenetlust, siis Discordil on Schipolis esindus olemas ja vajalikud digitaalsed tõendid sealt kätte saab. Aitäh! Helle-Moonika Helme, teine küsimus, palun. Ja, aitäh, et ma selle Kris Kärneri teemaga siiski jätkaksin, et kõik, mis te siin rääkisite, et vägivald ja üleskutsumine ja ma ei tea, mis kõik veel, et ühesõnaga lihtne inimene lihtsalt ütleb, eks ole, et kas tohib ropendada või ei tohi ropendada edaspidi ja see sisu ja kõik, et kui kaugele võib minna selles, aga ma saan aru, et tegelikult, kui alustataks praegu nende asjade puhul ka kriminaalmenetlus, siis võiks ka juba Kris Kärneri vangi panna, et milleks siis veel seda eelnõud vaja on, et tahate teda vangi panna, pange siis kohe vangi ära. Mis ootate veel?
Teie küsimuse esitus on mulle sügavalt vastuvõetamatu. Te kujutate ette, justkui poliitik paneks inimesi vangi. Selline ühiskonnakäsitlus on mulle täiesti põhimõtteliselt vastuvõetamatu. Ma olen teile selgelt vastanud, kuidas juhul, kui algatataks kriminaalmenetlus, kuidas digitaalsete tõendite vahetamine sellisel juhul käib. Ja teie küsimuse esitus, veel kord kordan, või teie üldse ettekujutus sellest, justkui peaks poliitikud osalema kellegi vangi panemises või selles, on mulle põhimõtteliselt täiesti vastuvõetamatu ja ma ei jaga absoluutselt teie ettekujutust siis sellest, kuidas riik peaks toimima. Rain Epler, palun. Härra istungi juhataja, proua minister. Lugedes uudiseid siit Euroopast, siis ma ütleks, et sõnavabaduse olukord halveneb ja on juba halvenenud paljudes riikides palju rohkem kui Eestis. Et Eestis, ma ütleks, on veel selles osas jätkuvalt olukord küllaltki normaalne, aga kui me mingi näite nüüd võtame, et võtame näiteks Saksamaa. Seal juba statistika on päris suur, kui palju inimesi mingite sotsiaalmeedia väljaütlemiste või mõtteavalduste eest menetlema hakatakse. Ja ma lihtsalt püüan aru saada nüüd selle eest, mis seaduslikku elementi me siin jõustama hakkame, et kui nüüd üks Saksa kodanik on avaldanud arvamust, ma ei tea, Saksamaa immigratsioonipoliitika kohta, mis Eesti seaduste mõttes oleks igati lubatud, aga Saksas ületab mingi kriitilise piiri ja on teinud seda näiteks, ma ei tea, Telia mingil platvormil. Et varem, kui Saksa institutsioonid oleks saatnud mingisuguse nõude, siis seal vahel oleks olnud Eesti institutsioonid, kes oleks näiteks vastanud, et Eesti seaduste järgi kõik korras ja me ei tee koostööd. Nüüd nad saavad otse Telialt küsida ja Telia peab andma. Kas ma saan õigesti aru? Kõigepealt see direktiiv ja eelnõu puudutab üksnes kriminaalmenetlusi. Üksnes kriminaalmenetlusi. Rõhutan üle ja kriminaalmenetluse raames on karistatav tapmisähvardus, tervisekahju tekitamise ähvardus, juhul kui on alust arvata, et teo toimepanemine võiks olla tõenäoline. Võtke ette karistusseadustiku paragrahv 120 ja te näete sealt kenasti, et teie toodud näited on sellest karistusseadustiku paragrahvist kaugemal kui, nagu rahvakeeli öeldakse, lehm kuust. Ehk et see teie toodud näide ei ole mingis seoses selle eelnõuga. Eelnõu puudutab üksnes kriminaalmenetlusi. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh. No ma kuulan teie juttu sellest, et tapmisähvardused ja nii edasi, siis tuleb reageerida, toote siin Chris Kärneri näited ja nii edasi. Ma usun, et siin 1/3 siin saalis on kindlasti saanud tapmisähvardusi. Mina olen 3 korral saanud nendel puhtudel, kui ma olen reageerinud ja teinud avalduse politseile või siis prokuratuurile. Ja öeldakse lihtsalt, et me ei näe ohtu, kõik lõpetatud, isegi enam ei taheta seda hiljem kriminaalmenetlusega tunnistada, et niisugune asjaolu on olemas. Mis on selle eelnõu tegelik eesmärk? Sest tapmisähvarduse kohta öeldakse selgelt, et peab olema peaaegu toime pandud juba, mitte mingid alust. See, mis te räägite, on jura. Küsimus on selles, et kas see eelnõu sisaldab nüüd tegelikult seda olukorda, kus sotsiaalmeedia kaudu võidakse lihtsalt hakata inimeste sõnavabadust piirama, olenemata sellest, kas siin on tegemist tapmisähvardusega või mitte. Aitäh. Kõigepealt see eelnõu ei menetle karistusseadustikku. Karistusseadustiku paragrahv 120 sõnastus. Kui Riigikogu soovib seda muuta, siis see on Riigikogu töö seda muuta. Kui teile ei sobi või kui kellelegi ei sobi midagi karistusseadustiku paragrahvist 120, siis selle paragrahvi muutmine on Riigikogu töö. Seda paragrahvi konkreetne eelnõu ei puuduta. Konkreetne eelnõu puudutab üksnes elektrooniliste tõendite vahetamise kiirust liikmesriikide vahel ja kolmandate riikide ja Euroopa Liidu liikmesriigi vahel. See eelnõu ei muuda nende tõendite olemust, see eelnõu ei muuda kriminaalmenetluse algatamist või mittealgatamist. See eelnõu puudutab üksnes juba algatatud kriminaalmenetlustes elektroonilise tõendi vahetamise kiirust, ent eelnõul puudub igasugune puutumus selles osas, mille kohta kriminaalmenetlusi alustatakse või ei alustata. Aitäh. Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra istungi juhataja, proua minister.
mine tea, võib-olla teil on õigus, võib-olla minu arvamused asjast ongi sama kaugel asjast, kui on lehm kuust või kuidas teil see väljend oli, aga ma siiski jätkan, et siin on ju juttu riikidevahelisest koostööst. Ja mina küsisin näiteks Saksamaa kohta ja te hakkasite mulle Eesti karistusõigusest rääkima, mis ei ju tegelikult ei puutu asjasse. Ma nüüd vaatasin kiiresti järgi, et Saksamaal näiteks ka solvamine võib olla kriminaalkuritegu. Eestis ta seda ei ole. Aga nüüd Saksamaal on. Ja nüüd ütleme, üks Eestis elav sakslane on teist sakslast solvanud, tehes seda Telia platvormil. Ma lihtsalt proovin konstrueerida ühe näite, et saada aru, mida see seadus nüüd reguleerib. Siis varasemalt Saksa, ütleme, politsei või uurimisasutus oleks saatnud mingisuguse õigusabi palve meie riiklikele asutustele ja seda kaudu menetlenud ja me oleks võib-olla vastanud, et meil solvamine ei ole kriminaalkuritegu ja me vastavalt ka teid siin ei aita, siis nüüd ta pöördub mitte riiklike instantside poole, vaid otse Telia esindaja poole ja Telia on kohustatud andmed andma. Kas ma saan selle seaduseelnõu sisust õigesti aru? Aitäh! Aitäh! Juhul, kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis alustatakse vastavalt selle liikmesriigi seadustele kriminaalmenetlus, juhul, kui alustatakse kriminaalmenetlus ja juhul, kui siis digiteenuse osutaja digitaalne tõend asub teises liikmesriigis, siis jah, teie arusaamine on igati õige, sellisel juhul muutub selle tõendi liigutamine kriminaalmenetluse käigus kiiremaks, kuna elektroonilise sideteenuse osutaja, kuhu hulka tõepoolest Telia kuulub, saab siis selle otse edastada ilma saatkondade või rahvusvahelise kriminaalmenetluse või muu keerukama asja kaudu. Kriminaalmenetlused lähevad kiiremaks, aga kriminaalmenetluste olemust see seadus ei muuda. Ainuke, mis seda see seaduseelnõu muudab, on siis see, et sideteenuse osutamisel Euroopa Liidus esindaja või ettevõtte määramine või nimetamine peab siis toimuma ja Eestis siis kontaktpunkt, et kui te ei leia üles, kes see konkreetne on siis selleks nimetatakse Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitseamet. Et need on selle eelnõu 2 punkti. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh. Miks te ajate meile niisugust kämarajura, ütleme, et kriminaalmenetluse asi muutub kiiremaks? Minu kriminaalasja menetleti 3 aastat enne, kui ta kuskile jõudis. Mölderil täpselt samamoodi. Kus see kiirus oli? Kus need elektroonilised sidevahendid? Jala oleks võinud ka 10 korda siin, ütleme, vastasriigis ära käia. Tegelikult te peate tunnistama seda, et selle eelnõuga see on õngitsusmeetod teise riigi ettevõtete käest saada tõendeid teatud kuritegu kohta. Mina arvan ja ka ütleme, et kehtiv seadus on ikkagi seisukohal, et selle tõendi saamise üle otsustavad ikkagi vastavad pädevad ametiasutused, aga mitte see, et saadetakse kuskile ettevõttesse kiri ja siis peab kohe välja andma. Ei pea. Ja vahet ei ole. Kiirusest te muigate seal. Ärge rääkige siin selles majas kiirusest. Mitte midagi ei juhtu, kui see, ütleme, see sama teave tuleb mingisuguse teistsugusel viisil, mitte momentaalselt, vaid teatud aja möödudes. Aitäh. Lubage mul jääda viisakalt eriarvamusele suure osa teie hinnangute osas, ent kinnitan üle, et kriminaalmenetluses endas Kas ma võiksin nüüd vastata, ilma et te lahele karjute? Kordan veel kord üle, kriminaalmenetluses endas mitte midagi ei muutu. Kriminaalmenetlust ennast viivad endiselt läbi üksnes pädevad asutused. Selles mitte midagi ei muutu. Rene Kokk, palun. Ja, hea juhataja, hea minister. Ma olen mõnda aega murelik, kui ma vaatan, kui palju me anname lisaülesandeid kogu aeg juurde TTJA-le. Et meil majanduskomisjonist käib siin ikka üsna tihti üks ja teine eelnõu läbi, mis jälle näeb erinevaid ülesandeid ette TTJA-le. Et palju see konkreetne eelnõu näeb ette lisatööjõu vajadust TTJA-le ja kas te olete kindel, et tegelikult see asutus kõiki neid asju, mida valitsus praegu oma eelnõudega kogu aeg TTJA-le lisaülesanded paneb, ka hakkama saab? Aitäh. Aitäh. Tegelikult see eelnõu ju halduskoormust vähendab selles mõttes, et tõendite liikumise teekond muutub lihtsamaks ja kiiremaks.
Tõsi on see, ma olen teie küsimuse asetusega igati nõus, et TTJA on tõepoolest väga tubli riigiasutus, kes väga väheste vahenditega suudab täita väga paljusid ülesandeid ja on heaks näiteks selle kohta, kuidas vastastikku üksteist toetades selles ametis tehakse sageli efektiivsuse osas imesid. Nüüd, teatud halduskoormus on ühekordselt selle eelnõuga nendel ettevõtetel, kes ühes liikmesriigis osutavad teenuseid ka teiste liikmesriikide territooriumil, või siis nendel ettevõtetel, kes asuvad kolmandates riikides ja ei ole Euroopa Liidus oma esindajat veel määranud. Seal ühekordne halduskoormus tekib ja sellisel juhul tuleb siis ka see info edastada TTJA-le, kellel tekib siis koondinfo selle kohta. Et uut aruandlust ei tule, selles mõttes ka uusi lisakulusid selle eelnõuga ette nähtud ei ole, kuna tegemist on siis ühekordse kohustusega see vastav kontaktpunkt teada anda. Õnneks on enamikel suurematel teenuse osutajatel selline esindus Euroopa Liidus nimetatud, nii nagu ma tõin ka näite, et Discordil on Šipolis asuv esindus, kuigi tegemist on USA ettevõttega. Ja kui vaadata seda direktiivi materjale, siis tegelikult juba direktiivi menetluse ajal on suur osa nendest, kellel seda esindust ei olnud, juba jõudnud selle esindusega Euroopa Liidus ära nimetada. Nii et üldiselt nii ettevõtluskeskkond kui ka laiemalt saadakse aru, et me kõik oleme ühe asja eest väljas, me kõik oleme turvalise ühiskonna eest väljas ja me kõik oleme selle eest väljas, et juhul kui kriminaalmenetlus alustatakse, seda saaks võimalikult kiiresti ja efektiivselt läbi viia. Aitäh! Ja lõpetuseks 2 küsimust istungi läbiviimise reeglite kohta. Alustab Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja. No vot, ma saan aru, et minister võib-olla peabki mingeid näiteid tooma elust enesest, kui ta eelnõusid tutvustab, et eelnõud on tihtipeale keerulised, eriti need, mis on siin Euroopa Liidu direktiividega seotud. Aga ma sain siiski aru, et ministri reaktsioon, et kui ta ärritus mingi asja peale siin ja hakkas süüdistama mind milleski, et ma olevat öelnud midagi, mis olevat talle täiesti vastuvõetamatu, no olgu, las see jääb, aga kas on asjakohane, kui minister täiesti konkreetse inimese näite toob selle eelnõu tutvustamisel ja kas teie arvates võis sellest ka niimoodi aru saada, et minister tõepoolest vihjas, et kui see eelnõu jõustub, et siis võib seda isikut, keda ta siin nimetas, ähvardadagi tõepoolest menetlus? Te olete ju ka jurist, eks ole, et ma sellepärast küsin ka, et kas teie ka saite asjast samamoodi aru? Aitäh, hea kolleeg, ma olen jurist, aga mitte kohtunik ja Eestis mõistab õigust kohus, nii et ma ise söandan arvata, et selliste väga konkreetsete nimeliste näidete toomine on mõningane risk, mis nüüd ilmselt ka realiseerus siin. Samas te ise oma küsimuse, protseduurilise küsimuse alguses samas tõdesite, et sellised konkreetsed näited illustreerivad ja selgitavad seaduseelnõu paremini lahti. Et see on selline murde või mõttekoht, ühesõnaga mina ei söandaks nii konkreetsed näiteid tuua, aga veel kord see vastas teistpidi teie ootustele praegu, et saad aru, millega ja mismoodi tegemist on. Et oleks võinud mõne abstraktse nime mõelda, et kõik oleks saanud aru, mida seal tegelikult või keda seal taga mõeldi. Rain Epper, palun. Jaa, aitäh, härra istungi juhataja. Minul on just nimelt reeglite kohta ja kuna teie vahepeal olete siin neid reegleid, tuletate saadikutele meelde, et kuidas suhtluskeel võiks olla, millised väljendid on lubatud ja nüüd ma kuulasin kiiresti järgi. Minister ütles niimoodi minu küsimusele vastates, et teie toodud näited on karistusseadustiku paragrahvist kaugemal kui lehm kuust. Ja siis ma pidin tegelikult kulutama sama küsimuse teist korda sama küsimuse esitama, sest ministri esimene vastus, nagu selgus, oli minu küsimusest, ma ütleks, et kaugemal kui lehm kuust. Ja mulle tegelikult selline otsene arvamuse avaldamine isest meeldib ja see ongi väga okei. Teie ise pigem olete teinekord sekkunud ja ütleme sellist väljendusviisi, eriti saadikute poolt piiranud. Et ma lihtsalt, et fikseerime protokollis ära, et kas seda laadi tegelikult kaunid eestikeelsed metafoorid näiteks, et kellegi
mõte oli sisust kaugemal kui lehm kuust. Minu arust see on väga tore, kui me saame niimoodi siin rääkida, et kas see pigem on lubatud või siis pigem ikkagi peaks nagu hoidma ennast tagasi ja rääkima sellises, ütleme, võib-olla mõnevõrra igavamas ja kantseliitlikumas sellises korrektses eesti keeles. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Lõpust alustades, korrektne eesti keel on kõige kohasem viis siin rääkida, suhelda, nii küsimusi esitada kui ka vastata. Aga koht, kus istungi juhataja sekkub, ma olen selle sõnapaari meelde jätnud, on ebakohaseid väljendeid. See on see koht ja selline nimetus kollas raam, ebakohane väljend. Nüüd on küsimus, kas on ebakohane või mitte. Et ma mitte küll väga kummardades selle sõnapaari, siis ma arvan, et see näide siiski ei ole ebakohane väljend, kus nüüd istungi juhataja oleks pidanud sekkuma. Ja ei, teatud metafoorid on kindlasti lubatud ja lisavad vürtsi asjale ja selles mõttes me ei pea liiga kuivalt seda käsitlema, aga veel kord peab olema austus nagu isiku vastu, et see minu lemmik avaldus, et rünnake seisukohti, aga mitte inimesi, et see on minu selline esimene soovitus ja palve. Vabandan minister, võtan viimase protseduurilise küsimuse, Varro Vooglaid, ja siis saame minna edasi istungiga. Ja, suur tänu. No ma küsin siis samas liinis ka omalt poolt, et eelnevalt oli puldis siin minister Jürgen Ligi ja mina küsisin tema käest väga spetsiifiliselt konkreetse küsimuse seonduvalt sellega, et kust maalt algab maksukohustus, kui näiteks õhtuks palgatakse endale lapsehoidja. Ja eelnevalt ütlesin, et minu hinnangul on Eestis maksukoormus niivõrd kõrge, et ma küll ei oska inimestele pahaks panna, kui sellistel puhkudel näiteks jäetakse ei tunta muret, kas siis lapsehoidja maksab sotsiaalmaksu või tulumaksu, siis tema hakkas hurjutama mind sellepärast, et ikkagi võiks makse maksta oma riigile, mitte mõnele teisele riigile ja tasuks rohkem tähelepanu ja austust näidata üles meie lipuvärvide vastu. Kas see oli siis see olukord, kus teie arvates nagu räägiti asjast või mindi nagu hurjutamise teed, mida te ütlesite, et ei peaks siin tegema? Ja ma küsin seda sellepärast, et teie selles olukorras küll mitte midagi ei ütelnud, vaid rahulikult lasite sellele jätkuda. Ja lisaks sellele ma ütlen teile, ma tsiteerin, mida üks kolleeg mulle kirjutas pärast seda intsidenti. Suur tänu, austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole, et me saame jätkata. Aitäh teile. Et ma tsiteerin mulle laekunud sõnumit. Kirjutati nii: sul läks Ligiga veel viisakalt. Mul oli temaga istungi alguses kokkupõrge, mille käigus ta mind 3 korda perse saatis. Et kuidas te ütleksite, et see on ka nagu siin istungisaalis tagaotsas toimunud vestlus, siis et kas need on nagu sellised asjad, mis on kooskõlas meie niisuguse parlamentaarse kultuuriga, või te ütlete, et siin on ikkagi meil tegemist probleemiga, mida tuleks adresseerida? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et kõigepealt ma peaks ütlema, me ei peaks selle teemat üldse puudutama, me oleme ju järgmise päevakorrapunkti juures, on ju, aga ma ei põgene selle eest kõrvale siiski, aga järgmine kord ma tõepoolest ei taha neid enam käsitleda. Teiseks, nüüd see teie toodud mingi kolleegi kiri teile sõnaga ja selle tsiteerimine siin avalikkuse stenogrammi panek on täiesti kohatu, ma ütlen. Te ei tea, kas asi toimus, leidis aset või mitte ja te tegelikult olete esitanud mingisuguse süüdistuse ministri aadressil, te ise pole juures olnud, tsiteerite siin, et ma arvan, see ei ole koht, kus suures saalis väljendada. Nüüd selle teie põhiküsimuse juurde, et ma panin üsna täpselt tähele tõepoolest, et teise küsimuse juures härra minister ei vastanud teie konkreetsele küsimusele, ent kui te loete stenogrammi, siis tegelikult eelnevate küsimuste käigus ta tegelikult vastas. Sarnane küsimus oli küsitud ka varem ja see on tegelikult, muide, head kolleegid, üks koht, kus ma ei ole nagu liiga rõõmus selle üle, et nii küsimustes kui vastustes on väga palju kordusi. Korduvalt on küsitud, kedagi ei olnud saalis, ta tuleb hiljem saali ja küsib jälle sama asja. Tegelikult see on teiste Riigikogu liikmete aja natukene kuritarvitamine, sellepärast et see on tema probleem, et ta ei jälginud nagu istungit või ei olnud huvitatud kuulama seda, mis seal nagu toimus. Et seda on nagu päris palju. Ja viimane, mis on võib-olla kõige olulisem, nii et tegelikult ta, veel kord ütlen, Varro, sinu teise küsimuse juures ta ei vastanud sellele, aga eelnevalt ja selles ei pruukinud olla ka pahatahtlus. Et üks probleem on ju ka selles, et tihtipeale küsimusse on põimitud mitu küsimust ja siis ei ole vaja üllatuda, et võib-olla see küsimus, millel te enim vastust ootasite, tegelikult vastust ei saagi, sest võib juhtuda, et minister ei pannud tähele või unustas ära. Aga see viimane ja kõige või veel üks repliik on see, et head kolleegid, et ma jälgisin seda arutelu algusest peale üsna teraselt, et tegelikult see ka minu lemmikväide, et tihtipeale need hinnangud algavad juba küsimustest ja ka antud juhul tegelikult täna, kui ma ei hakka ühtegi nime ütlema, aga siiski, kui me vaatame seda stenogrammi, siis juba tegelikult küsimustes algasid need hinnangud ja siis ei ole vaja ka üllatuda, et ka minister annab omakorda hinnangutele. See tegelikult reflekteerib ka mõnevõrra seda küsimust. Nii et ma söönda küll arvata seda, et täna minister kindlasti ei olnud tulnud siia saali mõttega, et kedagi teist rünnata. Et tegelikult ta sai ikkagi ainest natukene nendest küsimustest, mida esitati ja loomulikult siis igaüks võtab selle piiri, kui kaugele ta nagu siis läheb.
Aga veel kord, püüame hoida sellist tasakaalukat joont, et veel kord, ma olen seda meelt, et kriitika seisukohtade suhtes on igati, seda ei ole vähemal määral põhjust kellelegi ette heita, aga veel kord, ei vaja ka üllatuda, kui te ise annate hinnanguid, et siis ka minister annab vastustes hinnanguid. Aitäh, head kolleegid! Aga nüüd siis